Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Mina olen Hando Sinisalu ja erandlikult me täna ei vestle mitte arstiga, vaid me räägime patsiendiga. Revo Türk on 36-aastane Pärnu mees, 2 lapse isa, kes sai veidi üle aasta tagasi maovähi diagnoosi, on tänaseks opereeritud ja saanud keemiaravi ja taastub oma haigusest ja õpib nüüd kogemusnõustajaks, et ka teistele saatuse kaaslastele oma kogemuste abil tuge pakkuda ja räägime temaga sellest, kuidas psühholoogiliselt toime tulla selliste raskete uudistega ja kuidas säilitada võitlusvaimu. Et võib-olla sa kirjeldaksid kõigepealt neid oma tundeid, mis sind vallasid, kui sa said maovähi diagnoosi? Saad selle diagnoosi kätte ja sa lähed tegelikult, nagu minu puhul ka oli, et ma läksin tegelikult koju. Ma nagu mõtlesin, et millest see arst nüüd nagu rääkis või mis sest, et ma nagu ei saanud päris täpselt aru. Kuidagi see ei jõua nagu kohe kohale, et sa oledki sellises nagu mingis omas nii-öelda selles maailmas mullis, et päris täpselt jah, et mis nüüd oli, et kui minu puhul oli see, et ma jõudsin nii-öelda koju ja kui ma siis rääkisin seda lugu oma naisega, siis vaikselt, kui temal oli nagu natuke selgem visioon, siis vaikselt hakkas ka mulle see nii-öelda kohale jõudma, mis tegelikult oli juhtunud ja mis diagnoos tähendab see on ja ega seal muud ei olegi, kui sa lihtsalt esialgu tahad olla omaette, natuke tahad analüüsida, mõelda, kui sa siis hakkad mingi hetk koguma nii-öelda infot, et mis see siis tegelikult on, et minu puhul oli siis rääkimine nii-öelda sugulastega, tuttavatega, kes võiksid midagi asjast teada. Aga kas niimoodi tagantjärele seda olukorda meenutades oleks olnud midagi, mida sa praegu mõtled, et võt sellist laadi nõu või toetust oleks vaja olnud, mida tegelikult sa ei saanud? Võib-olla küll, et oleks keegi võib-olla suunanud mind sealt kohe näiteks Pärnus, ütleme, kui mul see diagnoos sealt ikkagi tuli, et see info oli selles mõttes selline hästi selline nagu nii-öelda radikaalne, et kui mul nagu diagnoosiks öeldi välja, et on maos pahaloomuline kasvaja ja kui arsti ainus nagu selline seletus on nagu see, et niikuinii sel hetkel mina olen nagu infot ma väga vastu ei võta ja arsti nagu seletus selle koha pealt on see, et jah, et täna me ütleme niimoodi sellised mao nagu vähendus või sellises osalisi lõikamisi teeme nagu vähem, et pigem on mindud seda teed pidi, et lõigatakse välja kogu magu ja see asendatakse siis nii-öelda tehismaaga, siis minu jaoks nagu oli see selline nagu teistkordne šokk, et mis nüüd nagu, et kuidas see võimalik on üldse see elu ja niimoodi, et võib-olla sealt seda suunamist näiteks edasi mingi nõustaja juurde, et kirjeldada täpselt, mis siin nagu reaalselt nagu ees ootab, et natuke kirjeldada seda hetke võib-olla koheselt, vähemalt selles mõttes ma ei ütle, et see peaks olema nagu kohustuslikus korras, aga vähemalt see võimalus võiks olla olemas, et näete, et meie haiglas on ka olemas selline nõustaja, kes räägib selle, kui te tahate sellest nagu, räägib sellest täpsemalt ja annab vastused võib-olla nende küsimustele. Ja sa praegu õpidki ise selliseks nõustajaks, et tulevikus, kui mõni inimene on sarnases olukorras sinuga, siis ta võiks pöörduda sinu poole ja sa oskad talle vähemalt oma kogemustest rääkida? Jah, et täna ma õpin kogemusnõustamist ja ma arvan, et see selles suhtes on oluline töö ja oluline osa, mis tegelikult täna suures määras on ikkagi puudu meil, et see kogemusnõustaja ongi selline see isik, kes siis oma kogemuse pealt saab jagada siis mõtteid, et kuidas, mida mina tundsin sel hetkel,
kogemusnõustaja ei ole kindlasti see, kes hakkab rääkima midagi sellist, et kuuled, et sa peaksid alternatiivravi kasutama või ära raviarsti kuula. Kogemusnõustaja on see, kes kindlasti ütleb, et raviarsti ja raviplaani peab jälgima ja sellesse tuleb uskuda, mitte vaadata skeptiliselt sinna pilku. Ja kogemusnõustaja kindlasti ei anna selle kohast nõu, et mis siis nagu toimib. Et mina saan baseeruda oma loo põhjale, mina saan rääkida nendest asjadest, mis mind aitasid ja võib-olla ja see kogemusnõustamise mõte tegelikult on see, et me arutleme nii-öelda selle siis abivajajaga või siis ka nii-öelda võib öelda, et samas situatsioonis olijaga seda etappi, mis ees on tulemas ja pigem selles arutelu vormis me leiame vastused läbi siis abivajaja, kes nagu me arutame ja mina saan siis omakorda öelda mingisuguseid selliseid nagu näiteid või asju, mis mind aitasid sel hetkel, et siis me leiame võib-olla sellise ühtsed vastused sealt. Sa ütlesid, et sa küsisid nõu sugulaste ja tuttavate käest, aga kui palju on abi ise guugeldades, infot otsides, ma ei tea, raamatuid lugedes või mingid foorumeid külastades info otsimisest, et selle kohta ka mõni ütleb, et sealt ta leiab abi, mõni ütleb, et see info, mis sealt tuleb, on nii vastukäiv ja segane, et see pigem on hirmutav, et mis sinu kogemus selles osas on? Ütlen ausalt, doktor Google'it mina kordagi ei ole külastanud, sest minul on kuidagi vastumeelsus selle nagu teema puhul, et sealt leiab hästi palju vastukajalisi lugusid ja seal on pigem on keskendatud nagu sellele, mis on nagu nii-öelda see traagilisem pool, et seal nagu räägitaksegi nagu pigem asjadest no ma ei saa öelda valesti, aga ma saan nagu seda öelda, et võib-olla on nagu võimendatud, et pigem räägitakse seal asjadest, mis on halvasti ja mis võib kõik juhtuda. Et seepärast ma ei ole seda doktor Google'it nii-öelda väga mina ei olegi kordagi sinna nagu sisse süübinud ja vaadata oma diagnoosi, mis ma peaks tegema. Algusest peale oli mul see mõttelaad ja siiamaani ma ei ole seda otsinud. Ma arvan, et vastused tegelikult on olemas enda peas ja vastused on olemas koostöös nii-öelda raviarstiga, kes sul hakkab raviplaani koostama ja alternatiivseid lahendusi võib kindlasti, et toetada iseennast, võib juurde otsida, mis kellegi jaoks sobiv on toimib, seda peab ta ise tundma. Kuid mina lugesin raamatut, mille nimi on Elus, kes siis on ka Eesti mehe poolt kirjutatud, kellel oli ka maos ja tal oli päris 4. aste seal ja mina sain küll sealt väga palju nagu sellist innustust ja abi sellest teekonnast ja teine oli, ma lugesin Vahur Kersna raamatut, kus hästi palju selliseid paralleele situatsioone tuli, kus siis tema ka oma vähiga võitles ja selliseid tõekspidamisi ja arusaamisi ja pigem oli seal need selliseid kohti, kus sa said aru, et me oleme nagu samas situatsioonis, me mingitel hetkedel käitume ja teeme mingeid asju samamoodi ja see andis innustust ja jõudu, et me liigume õigel teel ja kui me oleme nagu, kui me usume ja kui me nagu loodame ja kui meil on see usk olemas nii-öelda peas, et see on ravitav, siis koostöös selle iseenda nii-öelda alternatiiviga, mis sa juurde saad, on see siis hingamine, ujumine, mis iganes kelle jaoks on ja raviarstile nagu nii-öelda kindlaks jäämiseks, et see ravi on õige ja siin ei ole üldse mingit kahtlust, see on spetsialist, siis mina ütlen, et sellest koostööst on väga palju abi. No, mõned inimesed pöörduvad alternatiivmeditsiini poole ja otsivad abi ka nõidadelt ja ekstrasensidelt ja teistelt sellistelt mitte traditsioonilise meditsiini esindajatelt, et mis sinu kogemus selles osas on, kas sa mõtlesid ka nende variantide peale, kasutasid midagi sellist? Ega ma väga palju ei mõelnud nende peale,
küll ütleme mul siin vahepeal ikkagi selles loos ikkagi, kui mul seal nii-öelda olin nagu seal arstide vahet käimas ja ravisid saamas, siis mul ema oli väga hoolitsev, et tõi mulle seda tšaaga jooki, et ma ikkagi võiks seda juua ja leides siis nagu seda ja arutades läbi oma nii-öelda selles mõttes oma raviarstiga selle poolest, et küsides temalt nõu, mis tema sellest arvab, siis tema ütles jällegi, et teaduslikku uuringut pole, kuid samas midagi ei juhtu, kui sa sellega ära jood. Et siis selles teadmises ma selliseid jooke jõin. Ma muutsin oma nii-öelda selles mõttes oma toitumist päris kõvasti. Ma käisin toitumisnõustaja juures, kes muutsin selle täiesti ringi selleks raviperioodiks. Leidsin endale Hiina meditsiini, mis on selline nagu nii-öelda ennetav, toetav, et käisin siis Birklandi juures, kes võttis mind vastu. Sain sealt mingisugust tagasisidet, mis on need põhjused, mis seda võis tekitada. Samamoodi sain sealt natuke toitumissoovitust, samamoodi ma sain sealt natuke mingid selliseid toetavaid, selliseid nii-öelda siis Hiina meditsiinis ringlevaid selliseid terasid, kapsleid, mis nagu on sertifitseeritud nagu nende poolt ja nemad aktsepteerivad seda. Et neid ma natuke võtsin nagu turgutamiseks nii-öelda, et see immuunsüsteem ikkagi vastu peaks nagu kõik selle keemiaravi aja. Et sealt poolset abi ma ikkagi sain ja ma leian, et koostöös nagu selles mõttes selle nagu süsteemiga, et sa leiadki nagu midagigi sa saad nii-öelda endalt või sa saad ise panustada sellesse nii-öelda raviperioodi, siis see minule toimus küll väga, väga nagu positiivselt ja aitas mind kõvasti. No vahel inimesed hakkavad ka ennast süüdistama ja vigu otsima, et nende elustiilis või käitumises on olnud midagi, mis selle haiguse põhjustab. Et kas sind ka sellised mõtted tabasid, et näed, et ma olen teinud seda või teist, mis ei ole võib-olla kõige tervislikum asi ja nüüd on tagajärg käes? Eks need mõtted tulevad ikka. Tulevad ja tegelikult ma sain nagu üsna kiiresti sain selle selgeks, et pole nagu mõtet seda põhjust nagu otsida, miks ta tuli või mis see nagu põhjus on, et ma keskendusin ikkagi kogu täiega nagu sellel ravile, et olla tugev, et tulla nagu nendest keemiatest nagu võimalikult hästi välja. Eks neid aegu seal oli, kui istud seal haiglas ja mõtled nagu, et kui sa vaatad seda, saabud siia keemiaravi nii-öelda selles mõttes ülesse sinna keemiaravi osakonna nii-öelda sellesse palatitesse, vaatad seda nagu vanusegruppi, vaatad, et kõik on sellised vanemad või et mina olen selline nagu noorem, et kuidas see võimalik on, kuidas ma olen siia sattunud, et mis see nagu põhjus on. Siis ma selles suhtes nagu rahustasin ennast maha, et võta nüüd Revo vähe tuure maha, et sa oled siin selleks, et sul on antud teine võimalus sellest nagu läbi tulla, et mu keha oli piisavalt tark, et sellest üldse märku andis, sest üldjuhul tõepoolest maovähiga, nagu arstid ise ka ütlevad tegelikult, et see on selline kuratlik, et see on, et ta pigem annab märku siis, kui on liiga hilja, tõepoolest, ja ma sain aru, et tegelikult mu keha oli piisavalt tark, et andis sellest ise märku. Ma tänasin nii-öelda seda võimalust, et mul on antud nii-öelda see teine võimalus, nüüd on minu enda kätes, kui ma olen selles mõttes jätkan oma tegevusi, usun sellesse ravisse, usun sellesse lõpptulemusse, siis on mul võimalus saada terveks täiesti ja nii-öelda jätkata elus edasi ja minna nagu seda teist teed, mis mulle siis antud on. No, paljude jaoks on võib-olla isegi raskem, kui ise selle haigusega toime tulla, on lähedaste lohutamine, et sageli, kas olgu see siis abikaasa või ema, isa või ka lapsed on väga palju mures sinu pärast ja
ja siis sul tegelikult võib-olla ongi rohkem tegemist nende oma lähedaste rahustamise kui iseendaga, et kas sa ka nägid sellist probleemi? Jaa, eks mul oli, et mul ema oli selles mõttes hästi selline nagu skeptiline just selle ravi pooles nagu, et noh, et kas ikka tehakse õigesti ja kas need suunad on ikkagi õiged ja et äkki peaks äkki mõtlema seda või teist või kaaluma, et eks neid hirme oli sealt nagu teist poolt olemas ja tegelikult sa mingi hetk peadki nagu tegelema sellega, et keskendume nüüd selle ravi peale, usaldame raviarsti, usaldame seda nii-öelda kompetentsust ja pädevust, mis nendel olemas on ja ärme nagu muretse nagu nende asjade pärast, mis kõik oli või oleks või mis iganes, et meil on hetkel situatsioon selline, me peame seda jälgima ja nii on võimalik tulemusi saada. Et üks pool on see, et sa pead nagu rahustama seda poolt, teine pool, mis oli huvitav, või noh, mis selles mõttes oli see, et kui tegelikult oli ka mingisugune hetk, kui hakkasid nagu sõbrad, mingisugused sõbrad, kellega oled nagu suhtlenud, siis need hakkasid niimoodi vaikselt ära kaduma. Et olid inimesed, kes olid väga toetavad ja sõbrad, kes helistasid ja tundsid nagu huvi ja mingitel hetkedel kadusid ära mingisugused sõbrad, kellega oled nagu suhelnud. Et see oli selline nagu huvitav pool, mida nagu pidi nagu niimoodi või noh, kuidagi see oli selline huvitav minu jaoks niisugune nähtus, et kuidagi, et nad ei oska nagu pöörduda või, et nad nagu teavad, et see situatsioon selles peres on nagu nii raske, et nad ei oskanud nagu pöörduda, et neil võib-olla ei olnud ka julgust nagu pöörduda, küsida, kuidas läheb või kuidagi see pool, et aga sellega kõik tuleb aktsepteerida ja tegelikult tuleb aru saada, et võib-olla tõesti inimestel on, ütleme siis endapoolselt sellised kurbi juhtumid, kus keegi lähedastest on läinud seda haiguse teed ja paberil tegelikult see on nagu 50-50 haigus, et 50 sureb, 50 jääb. Et nii see statistika meil umbes täna on. Et tegelikult tuleb mõista inimese hirmusid, tuleb mõista seda, et tõepoolest mõni sõber läheb, paremad jäävad alles, see on nagu üks siuke tagantjärgi vaatamise lugu, et nii ta ka mul oli ja eks siin hästi palju mängib ka, mis minu jaoks nagu oli ülitähtis, et nagu pere, kes mind aitas, et ikkagi oma abikaasa, oma lapsed küll väiksed, samas nad tundsid ikkagi, et kui issi sinna Tallinnasse läks, et noh, et midagi seal tehakse, see hirm oli neil suur, see ärevus tõusis, et pidi kuidagi niimoodi ka seda poolt nagu kontrolli all hoidma ise, et rahustama maha, et kõik on hästi, et lastele ma seletasin ka niimoodi, et kõik on hästi, mul on, et arstid leidsid kõhust ühe sellise pahaloomulise sellise kasvaja, mis tuleb nagu nii-öelda eemaldada, arstid tegelevad sellega, nad on tublid, me saame hakkama, elu läheb edasi ja et seda rahustuspoolt nagu oli, et nii mõlemalt poolt, aga hästi palju just, et seda toetust, see on nagu see kõige olulisem, et kui seda on, siis on, ma ütleks, kõik võimalik. Aga mis sellised vaimsed tehnikad või praktikad olid, mis sind aitasid, et noh, mõnele inimesele just sobib rohkem üksi olla või oma mõtetega läbi seedida seda asja, mõni tahab rohkem nagu jagada seda, arutada teistega, mõni tahab meelelahutust, mõni tahab just olla tõsine, mõnda aitab võib-olla sport, mõnda, ma ei tea, magamine, et mis sellised sinu puhul hästi tulemusi andnud tehnikad olid? Et mis mind aitas, et ega ma tegelikult, kui oli niimoodi, et mul keemiaravi käis, et siis ma ikkagi tegelikult leidsin nagu selle jõu endas, et ma nagu tennist mängin peaaegu siuke terve elu, et ma ikkagi nädalas korra, meil on siukene välja kujunenud siuke paarismäng, et nädalas korra ma ikkagi oli küll leid hetki, kus oli nagu silmest virvendas ja oli raske sinna minna, sest et seda jõudu ei olnud enam nii palju ja kuidagi, aga seda ma ikkagi jätkasin, ma käisin tennist mängimas ja iga kord, kui mul oli raske, siis mul oli pärast seda mängu oli hea tunne, et see liikumine, see mind aitas, nägin sõpru, sain nagu rääkida
ma leidsin endale sealt siis selle maanduskoha, kus ma sain kirjutada asjadest ausalt ja avalikult. Ma tegin oma blogi, mida siis sõbrad lugesid ja kaasa elasid mulle. Ma läksin tegelikult toitumisnõustaja juurde Liis Orav, kes tegi mu toitumiskava nagu täiesti ringi. Hakkasin jälgima, ütlesin seal ei selleks nii nisujahutoodetele kui ka suhkrule, kuna väidetavalt või minu uskumise järgi ka, et need ikkagi on vähitoit. Mina sellesse uskusin ja mina neid ei tarbinud. Ja see toitumine tegelikult muutis ka minu puhul, mis minu puhul nagu töötas, et ma tundsin, et ma alustasin pärast esimest keemiat ja iga korraga läks see keemiaga kuidagi nagu kergemaks või ma tulin sellest paremini välja, sest kogu koormuse nii-öelda saab selles keemia ajal ju maks, et siis ma toiduga proovisin hoida ta nagu võimalikult nagu vitaalse sealt ja kuidagi mul need läksid kergemaks. Samamoodi, mis mind aitas just oligi see metsas jalutamine, just käimine rahulikult, vaadata loodust, nautida seda nii-öelda ikkagi seda Eesti sellist loodust ja seda nii-öelda seda, mis meil on siin antud koha peal. Ja mis veel oli, et ma käisin Niina meditsiinis Birklandi juures, kes soovitas mulle Pärnus minna, tegeleb ka vaimse tervisega, teeb siis Hiina nii-öelda seda võimlemine, see on siis Qigong, mis siis on nii-öelda võimlemine hingamise rütmis. Ja sealt üks kohalik mees, Albert, tegi mulle siis tutvustuse üldse nagu, mis asi üldse on Hiina meditsiin, kuidas see toimib, kuidas see nagu, mis on selle ajalugu ja kui tähtis nagu on, et me hingame õigesti, et me teeme mingeid spetsiaalseid harjutusi. Ja ma sain nagu käisin nädalas korra tema juures, me arutasime pikalt üldse nagu haigustest, üldse inimese tervisest, rääkisime tunde sellest, tema andis mulle iga kord kaasa mingi 3-4 harjutust, mida ma kodus tegin ja niimoodi ma käisin nädalast tema juures seal ja sain selliseid toredaid harjutusi, mida ma siis tegin, et mul maks töötaks paremini, et mul nii-öelda magu töötaks ja ma siis tegin neid iga päev peaaegu 20-25 minutit, leidsin selle aja, tegin neid harjutusi, hingasin, toitsin oma nii-öelda neid rakke ja oma nii-öelda seda seedesüsteemi hoidsin niimoodi mõnusas toonuses ja siis see tegelikult kõik kokku aitaski mind, et minu viisid olid need, et väga niisugune, nii ta oli. Et kui seda juttu nüüd kokku võtta, siis minu selline kokkuvõte oleks selline, et kõigepealt nüüd konkreetselt selle haiguse ravis sa usaldasid täielikult oma raviarsti ja arvasid, et selle haiguse ravimine on tema kätes ja järgid täpselt seda ette antud plaani. Ja nüüd see, mis sa ise saad enda heaks teha, on siis enda vaimse tervise ja enda üldise toonuse immuunsüsteemi tugevdamine erinevate harjutuste, praktikate, toitumise läbi ja need 2 asja koostöös on siis need, mis aitavad sellest haigusest võitu saada. Jaa, et nii ma arvan ja nii ma täna ka kogemusnõustajana saan ka nagu kaasa rääkida, et minu uskumus on ikkagi see, et absoluutselt raviarsti tuleb usaldada ja siin ei ole vaja kõhelda ega kahelda, sest nemad on ikkagi õppinud seda, nendel on kogemus, nendel on nii-öelda selles mõttes selline nagu, see on nende töö ja meil on väga heal tasemel vähiravi. Me ei ütle ühtegi paha sõna selle kohta, et seda süsteemi tuleb usaldada ja teine asi on see, et ja me saame, üks töö on see, mis arstid teevad ära, teine on see, mida me saame ise enda jaoks teha ja ma arvan, see vitaalsus ja see toonus, mida me ise enda jaoks ära saame teha, sellel on tohutu väärtus ja läbi selle 2 kombinatsiooni on ma arvan, et need haigused ikkagi ravitavad
ja mina usun küll, et mis tahes staadium on, siis kokku tehes ise endale midagi ja usaldades raviarste on ikkagi on kõik võimalik ja igasugused imelood kaasa arvatud, nii et ma olen küll selles meeles nagu positiivselt mõtestatud. Aitäh, Revo Türk on 36-aastane Pärnu 2 lapse isa, kes on läbi teinud maovähi ravioperatsiooni ja keemiaravi ja nüüd on haigusest edukalt taastumas ja ta õpib ka regionaalhaiglas kogemusnõustajaks, et siis oma läbielamisi ja kogemusi teiste saatusekaaslastega jagada ja aidata neil selle sama haigusega toime tulla. Te kuulasite Tervise pooltundi, saatejuht oli Hando Sinisalu, aitäh kuulamast! Regionaalhaigla Tervise pooltund.